Nii, tere hommikust kõigile. Et eilse suure töö jätkuks siis jäi meil natuke teha siin Linda juures, et me tulime tagasi. Mitte küll kõik inimesed, aga osad inimesed ehk siis ehitusmehed ja Reelika ja üks uus inimene ja siis me tegeleme nüüd koristamisega siin natuke, siis paneme ühe puuduleva lambi ära. Et siin on nii palju koristada veel jäi meil siin igasuguseid asju sortida ja mis lähevad konteineritesse ja jäätmejaama. Siis Airon on tagasi, tema hakkab nüüd ehitama siin veel midagi, mis jäi veel natuke. Ma saan aru, et see paneb siia täideteks. Siia läheb täide ja siis tuleb see käsipuuvärk. Käsipuu teed ka või? Issand, kui tore! Käsipuu. Need tahavad ka täita, jah? Me võtsime vaata plaate ka, ma ei tea. Ja. Vaata, kui hea mõte tegelikult käsipuu ka teha talle, on ju. Eile ta ju kukkus selle tal ei ole kinni võtta kuskilt. Jaa, väga äge. Et ta saab ilusa tasapinna siia ja siis saab käsipuu. See oli vaata katki on ja kukkus siin eile nii halvasti, et see käsipuu võtta. Jaa, just. Siis ei ole nii suurt ohtu. Aga Linda on ise sõi just, kui me nüüd just käisin korra toas ka. Tõin talle kanamune enda kanade pesadest ja kõik on nagu endiselt väga viks ja viisakas. Kalle paneb puudu olevat lampi. Vaatame, siin juba toimetavad. Nii, mis mure? Siin on see, ma ei tea, kas ulatab lüliti. Ulatab vist ikka. Ulatab ikka, ta nii madal või nii kõrgel ei ole. Valgus on olemas. Said juba või? Nii kiiresti. Yes. Väga tore. Näed, siin on puudega. Nüüd on meil siis lamp laes. Ja et ma panin küll selle rihma. Ma ei tea, äkki siia mingi nael panna. Ta tahtis, et see rihm oleks siin kuskil. Need tipakese rihmad. Keera seda. Panen rippu siia lihtsalt. Niimoodi. Mälestused tahtis siia pandaks. Nii. Linda, kuidas on meeleolu siis? Rõõmus meeleolu on. Seda on küll hea kuulda, on ju? Et kapp on sööki täis, kõht on täis, tuba on soe. Mis mul viga kõik kohalik elamine, kõik need tublid inimesed, on ju? Nii tore, et tublid inimesed, kõik poisid ja kõik teevad korda. Teate, mis me veel teeme õues sulle? See noormees, kes ehitada hästi oskab, tema teeb niimoodi, et ta teeb sulle sinna trepi ja tõstab nagu trepi juurest, et oleks hästi vähe astuda, et sul on nagu tasapind ja ta paneb sulle käsipuu sinna, kust sa saad kinni hoida. Trepile, käsipuu, jah. Käsipuu, et siis sa ei kuku, et sul on ühe käega võimalik sealt käsipuust kinni hoida. Tal on kõik materjalid kaasas. Ja siis tublid mehed, jah. Tublid mehed. Väga tublid. Ja ma loodan, et edaspidi et sul on siin hea lihtne toimetada, et vaatame, kas see korstnapühki ju ka äkki tuleb, et eile me avastasime sellise asja veel õhtul siit, et lõõrid on kõik tahma täis. Tegime pilti ka, et see süsteem ilmselt on üldse valesti ehitatud. Aga sealt on täitsa tahmane, me vaatasime eile, see on nõge täis kõik see ja nõge on täis kõik, sealt ma ei tea, ei ole puhastatud, kivid on lahti sellel truubil, eks ju, et ütleme niimoodi, et siin on siis nagu sitast saia tehtud, sõna otses mõttes, aga pole hästi õnnestunud vist või ma ei teagi, mis süsteem siin on. Ja see on lahti sealt ülevalt. Et telekaga tegeleme järgmine nädal. Siin on see vaba kanalite süsteemiga mingi teema. Peab vaatama. Linda teki alla ei läinudki öösel. Magas väikse tekiga. Siin oli nii soe tegelikult. See ahi päris hästi nagu soojendab selle toa üles, et kui uks on ka kinni, siis tegelikult siin oli üsna palav. Tal olid soojad retuusid. Eile keegi saatis, ostis talle soojad retuusid ja siis need retuusid panime õhtul jalga. Ta oli hästi soe ja mõnus olla. Ja täna oli, öö on nagu vist ei olnud nii jahe ka, igal täna on päris soe õues.
aga siin jah, selle kilbi teemaga siis Kalle vist ka tegelema on ju mingi hetk või? Siin tuleb see ära võtta üldse. Jaa. Mul on tegelikult olemas kilp ise nüüd. Jaa, aga siin on vaja mingit elektrilevi, jah? Jah, tuleb, et see liitumispunkt kaoks ära ja tekiks selle koridori. Et selleks on neid kindlasti vaja, eks? Jah. Okei, siis me kutsume nemad välja, et see üks asi on see kilp, aga teine asi on tõesti see liitumispunkt. Kui neid... Siin on voolumuut ja on suht värske tegelikult või? Jah. Ei no siin on näha, et siin on lihtsalt nagu paigaldatud, aga siin midagi muud tehtud pole. Et lihtsalt voolumuut ja kõik, aga midagi nagu turvatud ei ole. Ei no selles suhtes ei ole, jah. Okei. Aga värske õhk on siin ruumides, siin ei aja enam läkastama, köhima, nina ei lähe kinni, minul vähemalt, nagu eile läks. Hiired ei jookse ringi. Eile siin oli elus, aitu. Üks lippas või? Aga kuule, äkki see on see sinu sõpe? Läks tagama. Okei, aga kuule Linda, aga vaata, ma rääkisin sulle eile, mis juhtus seal tipa aua seest tuli üks hiir välja ju. Äkki see on see sama hiir, kes sul siin külas käib? Ei ole, toi tule siia või? Okei. No igatahes on neid vähem kindlasti, kui me panime mingeid hiireauke sul kinni vahuga lihtsalt, et need ei saa nii hullusti enam sisse siia trügida. Paneme mürgi, jah, siis ja ega midagi teha ei ole. Okei. Et sina siis panid... Aga sa teed neil midagi või sa täna ei tee rohkem? Ma võtan need ära ja siis on kõik. Okei, no see oli sutske valmis on ju. Siis teised mehed ehitavad. Ja kui lihtsalt see Eesti Energia kunagi see tuleb, et siis... Ja, eks ma Kaidariga räägin, et ta organiseerib nad, siis kutsub siia, siis saab ära teha selle. Aga sina pead siis juures olema sinna? Ei, ma ei pea otseselt juures olema. Nad peaksid midagi tegema siis selle liitumisega mida? Sinna kuhugi? Tähendab jah, et oleks hea, et ikkagi voolumuitu jääks siis samma, panevad uue... Sinna siis kuskile. No sinna ukse juurde kuhugi. Ja siis noh, kuna jätavad juhtnud mulle sinna kilbi peale, nii et siis ma saan tulla ja hiljem... Oota, aga sina panid eile selle uue lüliti siia ka ju? Ei, ma panin igasse kohta. Sa panid igale poole uued lülitid, jah? Sest siin oli see vana mingi, ma mäletan. Kus sa veel panid? Tuppa ka panid uue lüliti, jah? Ma seda ei märganudki, sa nii omaette tegid, et ma ei jõudnudki igale poole. Ja, igale poole said uued lülitid. Muidugi, võt milline see auk siin oli veel. Okei, no siis on hästi. Kanke, sealt lava pealt. Kanke vaja ja mugab ta. Ai, küll ta saab. Küll tema hakkama saab. Vaata, mis me seal õues veel toimub. Nii, siia tuleb siis jah, see käsipuuvärk ja natuke täidet ja poisid töötavad. Koristamine käib. Et ühesõnaga, lähen vaatame tipa juurde ikka korraks, et on kustunud kenasti, midagi hullu ei ole. Seal on meil mingi pikk redel. Päris väsimus oli küll eile peale, et mina koju jõudsin, siis minu tuba oli 14 kraadi ainult soe. Ööse kütte ka enam ei jõudnud, siis panin aga konditsioneeri huugama nii-öelda õhksoojuse ja küüdis mind. Ja ühesõnaga õhksoojus huugama ja hommik ärkasin paistes näoga, nii et sellepärast mul on silmad veits paistes. Aga vaatame, mis siin. Tipa auto on ka kenasti kõik endiselt omas kohas. Midagi ei ole valesti. Siis me peame selle varjualusega ka puudele midagi välja mõtlema, et see ka ehitatud saaks. Et põhimõtteliselt sedasi siis siin praegu on, eks me natuke kasime, koristame, võib-olla korjame veel mingeid lauajuppe kokku ja rämpsu kokku ja põranda parandame ka veel köögis, õige. Plaadid on olemas, ehitusmees on olemas ja siis see
auk seal köögipõrandas saab ka niimoodi, et ta ei koperda seal enam. Et siis nii on täna. Eks siis vaatame pärast poole, natuke läheb aega, et mis me siin kokku meisterdame. Et Linda oli väga rõõmus meid jälle näha. Eile ta muideks ei tahtnudki, et me ära läheme üldse. Ta ütles, et ma ei tahagi, et ära lähete. Aga keegi peab ära ikka ka minema ja ütlesime, et me tuleme siis sulle teinekord kohvi jooma, et vaatame, kuidas sul läheb ja siis tal oli hea meel, tegelikult tal oli hea meel, ta ütles ise ka, et nii on, et on kõik puhas ja soe ja mõnus, et me nagu ei muretseks selle pärast, et ta kuidagi ennast halvasti tunneb, et me toome talle riideid ka, uuskasutuskeskuses on kast üleval, inimesed saadavad veel midagi, ta nutis siin oma hiirte poolt ära söödud jopet, aga mõtlesin, toome uue sooja jope talle, kuskilt peame hankima selle, et see soojad riided oleks talveks ja jalanõud tal on olemas. Need retuusid, Mari-Liis või kes see saatis meile, keegi ostis talle need soojad retuusid, et need olid nii mõnusad, me panime eile, ta pani need eile jalga ja ta magas nendega, ta ütles nii soe oli, et ta isegi läinud selle paksu teki alla, et ta magas selle õhukese tekiga. Et sellised asjad ongi nagu vanainimestel hea, kui on selga panna, et võib-olla peaks veel talle mõne paari võtma kuskilt. Ja siis ega siin nagu palju see vana inimene ikka tahabki, et oleks kõht täis, soe olla, vahepeal seltskonda ka, eks ta tunneb, et seda hoolitakse, et ta ei ole üksi jäetud ja see ongi kõik tegelikult, et palju siis ikka vaja on, et ma ei tea, see ei tundu nagu väga ületamatu takistus ka. Ühesõnaga, kõik need igasugused üleilased kõned sugulastelt ja muudelt, kes süüdistasid mind isegi kuni selleni välja, et kui Linda nüüd ära sureb, see olla see minu süü. Ja ilmselt siis sel põhjusel, et see on see standard, kuidas tema on harjunud elama, et kui seda standardit nüüd muuta, siis Linda sureb ära. No ma ei tea, kas see on põhjus, et ma leian, et arvestades seda, mis haigusid hiired ja igasugune hallitus ja tolm ja kõik vanainimesele põhjustada võivad, siis ma arvan, et see, kui kodu korda sai, ei ole nüüd küll see nagu... Aga põhimõtteliselt ma usun, et see tuli kõik tegelikult vallast Ene Melterilt talle, sest kuidas tema üldse minu telefoninumbri sai, ma ei tea seda inimest. Ja Palt teab minu Loomakaitseliidu telefoninumbrit, sellele ta helistas. Ehk siis tõenäoliselt vald informeeris teda, kuidas kõik on nii halvasti ja kuidas siis see kõik on vale, mida me teeme. Ja siis ma tegelikult nagu mõtlesin natuke seda ka, et mind tegelikult natuke teeb kurvaks. Ma loen kommentaare mingites gruppides selle teemaga seoses. Ja hästi paljud kirjutavadki seda, et ta peaks olema juba hooldekodus, eks ju. Et Linda mõistus on täiesti selge. Ta on siiamaani hakkama saanud. Ta on isegi 2 kepi otsas hakkama saanud. Hooldekodus seda ei taha minna. Ja mina leian seda, et tegelikult ei ole mingit põhjust seda sinna ka saata, sellepärast, et kui on kõik korras, et ta ei pea väga palju nagu, saab normaalsetes tingimustes elada ja nii kui ta hakkama saab ja see naaber on ka tore naaber kõrval, eks ju, siis ei ole mingit põhjust teda sinna ka saata ja ei peaks. Ja siis need inimesed, kes nagu kirjutasid seda, et hakkasid nagu valda õigustama ja hakkasid suruma mingisuguseid kummalisi seisukohti peale, et ikkagi nagu, et justkui nagu me teeme midagi valesti. See küsimus oli veel, et miks me näitame üle terve Eesti nagu, et me ei peaks seda näitama. Aga mina küsin täna vastu, et kui me kõik nagu nii-öelda vaiba alla suskame, mitte kedagi ei näita, mitte kedagi ei näita ja Linda ei ole selle vastu midagi, et näidatakse. Tema elu see kuidagi halvemaks ei tee. Tal on jumala suva, et inimesed on näinud seda,
et kui me seda ei avalikusta, siis tegelikult see kurjus ja hoolimatus ju lokkab edasi, on ju. Et võib-olla täna on selle avalikustamisega seoses mõni inimene rohkem, kes abivajajat märgates ei jää ükskõikseks. See on ka minu eesmärk olnud, et ma ilmselt ei jõua igale poole, aga üle terve Eesti on ju tegelikult samasuguseid inimesi nagu mina või nagu need kõik kes appi siia on tulnud, ma usun veel. Ja ausalt öeldes üleskutse, tehke järgi. Ja üks hetk, sealt keskelt kuskilt, vabandust. Ja, seal on kuskil näha, ja. Et ausalt öeldes ei pea ju olema üks inimene, kes organiseerib sellist asja, et tegelikult igas vallas võib-olla on samasuguseid toredaid inimesi, kes tuleksid appi, tehke üleskutse, tehke mõni inimese elu korda ja ei olegi rohkem. Kui vald ei tee, siis tuleb ise teha. Sugulased ei tee, tuleb ise teha. Niikaua, kui ei ole kellegi eestkostalune ja seda enam kui on, siis läheb nagu karmiks, on ju, et siis on juba teised teemad, et kui eestkoste alusel lastakse niimoodi elada. Et siis tuleb endal käed külge panna ja ausalt öeldes, et märgake lihtsalt, märgake inimesi, kes tegelikult on ju, kuidas ma ütlen siis, te vaatate enda tulevikku ju. Te vaatate neid inimesi ja mina näen näiteks küll selles mõttes nagu mingis mõttes enda tulevikku, et mitte see, et ma tahaks sellises tingimustes elada, et minust ei hoolitseta, aga jaa, väga, pane siia. Aga tuhapang või? Ja, see on ilus pang. Jaa, vii. Pane kas või siia ees kotta, vaata, et mina küll mõtlen seda, et me teeme seda kõik iseendale, on ju. Et meie ka vananeme ühel päeval ja ei ela meist keegi igavesti ja ei ole keegi meist igavesti noor rõõmus rõõsa kuni lõpuni, kui ta vanaks elab, on ju. Tont teab, kui vanaks mina elan või keegi meist, aga niimoodi see vananemine ka välja ei peaks nägema, et iga asi, mis me teeme iseendale. No tere! tere! Naabrimees tuli. Jaa, selle saab sinna kappi panna. Et ühesõnaga Linda tuli ka meil siin välja. Juba askeldama. Vaatame. Rõõmus rõõsa, Linda. No, Lindakene, tuled sekka meie sekka? Ikka meie sekka, muidugi. Ikka meie sekka. Ahah, näed, need hakkavad sulle mulda siia ka panema, teevad maapinna sulle natuke paremaks siit. Paned, tahad selga panna midagi? Ahah, oota, mingi jopp. No mine pane sealt üks joppe selga, seal on neid. Märjad või? Natuke jäid õue siia, jaa, et niiskus võib-olla, et vihma küll ei sadanud, aga vast ei ole nii märjad, et kuivavad ära, paned tule pärast alla ja natuke on kõrge talle, vaata, et ta ei kuku sealt. Okei. Et sellepärast ongi vaja teha see paremaks talle ja teeme selle maapinna kõrgemaks siit. Ja need, kes on nende vaipade pärast ilmselt mures olnud, sest need vaibad ei liigu mitte kuskile. Need on tegelikult kruvidega kinni pandud ja toavaibad on siuksed rasked ja ei liigu kuskile sealt. Ja see kaltsupaip on ka hästi raske, mis kööki sai, nii et tegelikult need ei ole need õhukesed mingid jüskivaibad, mis liiguvad ja libedad on. Ja, et ei tasu selle pärast muretseda. Vot, aga mis seal ikka siis praegult, et eks me toimetame edasi mõne tunni veel täna ka ja siis saab lõpuks siis selle nii-öelda selle lindakese kodu niimoodi sellisesse seisu, et me enam töömeestega tagasi vast tulema ei pea, et siis jääb veel võib-olla midagi siin, aga millega siis naabrimees saab äkki ka hakkama, ja see prahi viimine ja kuskile selle rämpsu viimine konteineritesse, et siis ilmselt jääb see talle lihtsalt käruga viia, tal on käru olemas. Et
ikkagi ma veel kord ütlen kõigile, kes on kaasa elanud sellele ja kes on tundnud, et me teeme õiget asja, mitte valet asja, siis loomulikult arvamusi ju võib avaldada, aga see kriitika peaks konstruktiivne sellisel juhul olema ja õigustatud, et mitte nagu lihtsalt tühja lahmida ja öeldagi, et nii on lihtsam, nagu keegi kirjutas ka kuskil kommentaari, et lihtsam oleks ta ju hooldekodusse viia. Ma ei tea, kas talle on see lihtne? Minu arust ei ole. Lihtsam muidugi, vallal on ikka lihtsam. Viskame vanainimese sinna rahustite alla ja kas on? Sureb ära poole aasta pärast või kui nii kauagi veel kestab. Et hästi lihtne. Pole inimest, pole probleemi. Aga Lindaga nii ei lähe, nii kaua kui meie saame midagi teha. Vot, luule nad panid lõpuks hooldekodusse. Luulest ma ka kirjutan. Ma räägin teile ühe loo siis sellest ka meie küla inimesest, keda me kevade aitasime, kes oli valla eestkostel, on tänaseni tegelikult ja kes siis nii-öelda elas väga-väga õudselt. Tal ei olnud isegi majas elektrit. Et ühesõnaga selles osas ma teen omaette loo ja ausalt öeldes ma olen otsustanud ka kogu selle info avalikustada koos nende vanade piltide ja videotega, ehk mina 2021 sellega alustasin. Ei olnud valimistega seoses. Ja 2021 aastast alates on mul luule elu ja olu kohta väga palju materjali, nii et nagu täna vald ütleb, et avalikustamine oleks vale, siis minu arust on vale, et seal need inimesed üldse töötavad. Tegelikult ongi vale, aga ega muud moodi ei tuleks ka need lood välja, ei tuleks need probleemid välja, kui ei avalikusta. Ehk siis olge siis nii-öelda kuuldel ja vaatame siis, mis meil tänane päev toob ja tegeleme edasi siis. Aga praegu ma siis lõpetan siit. Aitäh!